kõige hullemad on hüsteerilised nutvad naised. Jookse, ruttu, forest run. Ma olen küll elus püünud nagu mõnda meest maha lüüa, aga ma ei ole üldse pihta saanud. Jumal tänatud, eks ole. Et... Naised ütlevad, et mehed on tänapäeval nii mökkud, mis ma sinna klubisse lähen, nad ei viitsid isegi kepi teha. Merle, sina oled muidu single ja ready to mingle? Härra Kreem on siis ka kirjutanud... Ühe korra veel härra Kreem mu kolleeg. Sa elad mingisuguses mulli sees või? Ma elan Tõnismäel. Meil on 3. maailmasõda. Oled sa vaadanud uksest välja? Pole ei käi meil ühtegi tegelikult maailmas käib. Maailmas käib kogu aeg sõda. Kui tuleb Jaagup Tuisk üks päev ja ütleb mulle, et anna mulle piima, pane mulle see kast. Või tule. Toit on üle mõistuse kallis. No see on nagu perversselt kallis. Ja kui me teeme Roomeo ja Juliet, kindlasti mul jalg väriseb enne esikat. Mis selle ürituse eelarves on? Ma tahaks ka teada. Mina ütlen välja selle nüüd. Ajakirjanik on ka inimene. Ei, ajakirjanik on ka inimene. Sa oled nagu Anne Veski siis. Põhimõtteliselt. Milline on tänapäeval teie arvates mehelik mees ja milline on naiselik naine? Klassiviha on Eestis nii võimas värk. Loll oled või? Jah, tõenäoliselt. Kas meil kõik vaesed? Ütle mõni rikas. Mina olen Roomeo ema, ta ütleb, et ei ole Roomeo ema. Kui see kõigile meeldiks ja tähendaks seda, et sul on null isikupära. Merle, kas sina ei tunne natuke hirmu selle kuradi AI värgi? Ei, mulle meeldib. Ma ei pea raamatu kokku minema. Coincidence? I don't think so. Sa nimetad seda podcastiks, jah? Tere tulemast tagasi Teema kanalile. Pole ammu näinud, sõbrad. Uus aasta, uus hoog ja täna oleme teile siia stuudiosse kutsunud korraliku raske kahurväe. Mina olen endiselt Jaagup, aga kas te seda meest ka mäletate? Tere Eestimaa! Tere! Mina olen Georg, 24, tulen Tartust. Ütlen sulle ausalt, kõik head pick-up lained on öeldud. Aga ma ei tulnudki siia sulle pick-up laine ütlema. Ma tulin hoopis sind pick-upima. So? No, et ma pick-upiksin sind, mitte ma ei esitaks sulle pick-up laine. Et ma pick-upina lähme või? Sa ei ole valmis või? Muidugi olen, see siia lähe! Seda saidi naise. Saad sa aru, ma olin täna nii desperate, et sind näha. Ma sõitsin Tartust siia rekordiga. Bolt Drive, access suspended nagu nii kiiret kimasin. Selleks, et sind kas või 30 sekundiks näha. Päriselt, see on kõrvas. Keera ümber. Lihtsalt seisan püsti, keera ümber. Hea. Okay. Easy. Kas hakkad Pinksi reketi käest ainult? Müüt, legend, Tartu president, isiklikult härra Georg Kaasik. No, tšau, sõber. Tere, sõber. Vamonos, kuidas siis elad? Kuule, väga tipp-top. Hommik algas vara, 5 rongiga siia. Nice. Teha siis podcasti debüüt. Jaa, Georg oleks peaaegu sisse maganud. Õnneks ma sain ta eile kätte. Ja igatahes, Georg, oled sa valmis? Ja no tuleb olla, sest meil on väga põnevad inimesed tulevad täna külla. Võib öelda, et mu iidolid. Vau, no ja sellega Teema alustab. Täna on meil stuudios 2 inimest, kes on olnud suured vapustavad staarid. Kauem kui mõned meie vaatajad. Me oleme olnud. Aga see oli ka aastal 1900 midagi. Aasta poissmees 1996. Õige. Ja täpsustus siiani on suured staarid. Meil on siin näitlejanna, diiva, Eesti oma Femme Fatale, otse Draamateatrist, Merle Palmiste. Ma tänan, tere. Ja mees, kelle laulud ja hääled on vast igale eestlasele tuttavad ning tõenäoliselt ka mees, kelle järgi või kelle eest inspireeritult sain mina osati ka oma nime. Jumala okei nimi on sul. Eesti oma Terminaator Jaagup Kreem. Tšau. Kuulge. On ju Merle on imelik, kuidas nendel noortel jätkub seda positiivsust ja energiat nii palju. Kuulen ja mõtlen, kuhu see lause välja jõuab. Kõik on nii super ja suurepärane. Ja eks ma ise võtta ka tihti, et kuhu see lause välja jõuab. Aga Merle, kui siin juba nagu hea energiaga alustasime, sa tulisid kohe, astusid ruumi sisse. Ma küsin sinult, et
mis tunne on olla niivõrd ikooniline naine? Kas on raske või? No tead, kui niimoodi arvatakse, on väga tore, ega ma ise niimoodi ei arva alati. Aga mis sa ise arvad siis endast? Ise oled ikka ise. Ja mul on üks tore lause, mis on mind elus palju aidanud, kui juhtuvad jamad ja näitlejamet on ju selline, et kõigil on õigus siin kritiseerida ja arvata. Aga see on subjektiivne kunst, kõigil on õigus, kes midagi arvavad. Siis on alati lause, mis töötab. Ise tean, kui tore olen. Väga õige. Jumal tänatud, et keegi selle välja ütles kõva häälega. Aga ma tänan komplimendi eest. Ja. Tiiva on ikka parem olla kui tropp. Ja absoluutselt. Ja. Ja härra Kreem. Ära ütle mulle härra Kreem. Härra Kreem. Tunnen 200-aastasena. Kohe verd imema. Jass, mis on sinu kui Eesti sellise terminaatori, mis sinu igapäeva rutiin on? Ma tean, et sa oled selline sõge mees, et sa ärkad päris vara hommikul. Ma ärkan väga vara, jah. Mul on unega on olnud väga paljud ütlevad, et see on mingi uneprobleem ja ma peaksin minema uneuuringutele, aga kui mulle lihtsalt niiviisi sobib, ma magan ööpäevas umbes 5,5-6 tundi. Ja ma ärkan hommikul hästi vara. Mis kell? No mingisugune 5:30 ja 6 on kindlasti juba üleval. Et siis on maja on vaikne, kõik magavad, mul on see oma aeg, kus ma saan toimetada, kirjutada, luua, olen oma stuudios vaikselt oma ette või lähen oma raamatu kokku ja võtan selle raamatu ja loen lihtsalt 3 tundist. Päeval ei ole enam, kui naine ärkab üles, siis on iga 10 minutit tagant tõmmata kabineti ukse lahti, kuule, kas sa kohvi soovid, kas sa tahad seda, siis tuleb endal meelde, mul jäi see pilt jäi juba 3 kuud või 3,5 aastat on see seina panemata, äkki panen selle, sellepärast, et tööliinile ennast saada on ilgelt raske. Ja kui ma töötasin nukuteatris kunagi, siis mul oli oma kabinet, kus ma läksin, keerasin seest poolt ukse lukku ja lihtsalt tegin tegelikult ka palju nagu muud tööd kui teatritööd. Ja siis oli see, et sa lähed hommikul kuskile ja hakkad tegema, aga kui sa oled kodus, siis kodus on kole raske on viia ennast selle lailele. No aga muusikuna sa tihti esined ju peale 12, kuidas siis on? No siis ma... Haigutad ja lähed või? Ei haiguta. Ei tahaks küll rikkuda kõigil seda tunnet ära, aga on olemas mingid asjad, mis kui sa oled juba päris väsinud, siis... Coca-Cola. Jah, Coca-Cola millegagi. Et võtad sinna... natukene neid stimulanti juurde, et... Mis stimulanti siis lemmikuid on? No ausalt öelda, mina olen selline Bourboni mees, et mulle nagu sobib, kui me räägime nüüd, ma saan aru, et sa küsid, et alkoholi, siis mina olen Jack, ma neid igast rumme ja mingid peeneid muid asju ja kui on vaja kiiresti saada jõuda järgi teistele, siis muidugi tekiila on alati hea mõte õhtul. Raideris on mõlemad siis olemas? Ei, meil on Raideris on Jack ja siis meil on veini ja siis meil on viina ja siis meil on koroonaõlu. See on selline selline majapidamisõlu. Kõike head ja paremat. Aga me üldiselt, ega me tegelikult, ma pean seda pilti ka natuke lõhkuma, et ega me mingisugused karmi otsa joodikut ei ole, et me oleme ikkagi seda asja 40 aastat teinud ja me oleme kõike näinud, kõike teinud, käinud paraku ka, mis seal salata, üsna sodi peaga peal, aga see jääb kõik sinna 2000-ndate põhimõtteliselt alguses hakkas see distsipliin nagu meil muutuma, et ei ole vaja. Et saab ka ilma ja tegelikult on jube lahe, eriti suured kontserdid, me kõige suurem esinemine vist on olnud, me käisime soendamas Bon Jovid kunagi ja seal oli ikkagi platsi peal oli 30-40 000 inimest, et see ja jumal tänatud, et ei võtnud seda julgust. Ja jumal tänatud, sa mäletad et oli hea pidu, tipp-topp, Et jah. Äge. Nagu sa ütlesid, 40, 30 aastat. Järgmine aasta saab 40 termikas, jah. Jah, et te olete mõlemad, eks ole, lavadel ikkagi aastaid ja aastaid ja aastaid olnud, et kas see...
lavale minemise närv on aastatega läinud nagu ikka väiksemaks, et nüüd on juba täitsa nagu laadna või täiesti chill või ikka on mingi kõdin sees? Ikka on väike kõdin sees, väike adrenaliin peab olema. Ja ikka on. Jah, nii ja naa, et mul on nagu sedapsi, et kui materjal ei ole absoluutselt selge, nagu 100% selge, see ei ole endast nagu, ma võin kinni silmi, mind võib öösel üles ajada ja küsida laula, ma ei tea, Karmeni 3. salm, 2. rida. Ma tean, mis see on, et see tuleb nagu lihas mälu pealt, see ei ole mingi probleem mulle. Aga täna, kui me teeme Romeo et Juliet, mul on kindlasti, mul jalg väriseb enne esikat, et see on noh, seal on kõik muutunud, see 20 aastat tagasi, mis me tegime, see on küll sama, aga samas teistsugune, et ta on palju suurem, palju pompöössem, võib öelda. Ja mina küll kindlasti olen ma mingis hoopis teisel levelil. No näiteks näitlejana on niimoodi, et publik on ju iga kord erinev ja see on esmakordne kohtumine, et kuidas on see energiavahetus ja kuidas need asjad lähevad ja et see on iga kord siin ja praegu. Aga ikkagi küsin nii, et jätkuküsimus on siis, et aastakümneid selles mõttes teha täpselt sama asja, põhimõtteliselt siis kas rutiinseks igavaks ei muutu, et samad lavad, tistipeale samad meeskonnad on ju. Ja meil on tiimis 9 inimest. Sul on ühed laulud kogu aeg. Praktiliselt jah, selles mõttes see on nagu mul on erinevad asjad. Osalt on õigus, osalt mitte. Et meil on vist autoriühingus on meil registreeritud, ma arvan, about 150 lugu või midagi. Ja kontserdil jõuad sa mängida ikkagi mingisugune 16-17 lugu. Ja näiteks meile väga meeldib käia Rootsi kruiisil. Need on legendaarseks saanud juba, need on alati põrsaks välja müüdud ja see on hästi vägev. Sest kõik teavad, et Termikas läheb niiviisi, et sinna sõites. See oli niiviisi, et alguses öeldi meil laeva poolt, et meil on siin tund 10, tund 15 maks. Et siis tuleb veel pärast seda tuleb majabänd peale, aga siis nad pärast esimest korda, kui me käisime sealt, siis nad said aru, et meile nagu need reeglid nagu neid pole mõtet neid ette kirjutasid ja mul läks lihtsalt lappama, meil oli nii kihvt ja publik oli nii äge, et meil oli esimene õhtu, kui me Rootsi poole sõitsime, siis meil oli mingisugune tund 50 kontsert, peaaegu 2 tundi ja teine kord, kui me tagasi tulime, me ei korranud ühtegi lugu, mida me eelmine õhtul mängisime. Meil on seda materjali tõesti nii palju ja fännid teavad seda, need hardcore tulihingelised fännid, meil on alati enne seda on kohtumine fännidega ja see Baltic Queeni peal mängimine on meie jaoks selline suur asi, see on 2500 inimest, mõtle ise. Ja siis me saame mängida neid lugusid täpselt, mis pähe tuleb, ja teeme seda ka veel ja siis on fännidel on mingisugused plakatid, mängi seda lugu, siis me mõtleme, kas me seda üldse oskame, polegi, kas me selle koosseisuga, siis Puura on jumala närvis. Ma ju ei oska seda, siis ma ütlen, lemmik asi Puurale on see, et kui ma ütlen talle, pane mingi valvesound ja lähme aast lahti. Kas see on kiire lugu, aeglane lugu, tema ei tea, aga ta on andekas nii, et valvesound, jah. Kas enamus fänne on naised või mehed? Nii ja naa, ei ole meil ei ole seda, see uniseks, jah? Jaa, uniseks. Fänn on uniseks, jah. Aga vanusegrupist saame rääkida või? Meiega on üles kasvanud hästi mitu põlvkonda ja need, kes kunagi olid ise pisiksed põnnid, kes käisid oma emade-isadega vaatamas, nendel on nüüd oma lapsed, keda tuuakse kontserdile. No sa oled nagu Anne Veski siis. Põhimõtteliselt ma olen täpselt sama. Täpselt sama nagu Anne Veski. Natuke vähem olen pannud seda. Jõuad. Laki, jah. Issand, Anne on nii tore, mina olen suur Anne Veski fänn selles mõttes, et ta on ikka tõeline legend. Tõeline legend, jah. Jah, see on nende Rootsi kruiisidega on alati nii, et vangi paned seal 2000 inimest selle laeva peale ja siis kõik panevadki elavad oma parimat elu seal. Täpiks, ütleme ausalt ära kohe. Kui suunakood on ikkagi läinud, siis on kõik lubatud. Et seal on ikka endalgi on ikka retsid peod olnud seal, jah. Meil on ükskord oli niimoodi, et
ostsime sõbrannaga poolase tekiila ja siis see oli seal nii kiirelt juba läinud. Sa oled üldse nii vana, et sa tohid juua. No kuule, ma just sain 18 kreemi. No vot, mis sa laiad? Igatahes siis oli ikkagi see üks pudel läks nii kiirelt, et oli ikka kindlalt vaja veel teine ka juurde osta enneks 10. Jah, et õudsed. Head samas toredad mälestused, eks ole. Järgmine päev oli õudne. Aga ja kuidas sinul, Merle, tegelikult Rootsi kruiisidega mul on nagu kahju mitte kutsud, ma olen Rootsi kruiisil käinud küll paar korda elus, et kahjuks esinenud ma ei ole Rootsi kruiisil. Seal võiks olla täitsa, sellepärast, et see kõik... No siis peaks inglise keeles tegema. Ei pea. Ei pea või? Eestist läheb tegelikult enamus on ikkagi eestlased ja seal võiks isegi mingisugust sellist ma pean mõtlema stand-upi mingi stand-up ja seal võiks täitsa Merel MM mõtlen tipp-top, teeme ära. Meil oli seal üks kord, meil on bassimees Enno Kelp on mees, kes nagu kui nagu nii palju juba loksutab, siis on temaga nagu kõik. Ja me üks aasta saime ühe sügistormi endale kaela. Niiviisi, et Enno läks lavalt ära, istus seal lava augus seal kõrval, kust peale maha tullakse. Siis tal oli üks ämber oli ees. Istus seal ja vahepeal. Siis, aga mängis ära, Meil teistel oli hulka lõbus lava peal nii palju ruumi kohe. Väike intro sellele Romeo Juulele, et see on nüüd projekt, mis on kohe siis Unibet Arena lavale jõudmas. 20–22 märts me seda mängime, veel viimastele showdel on pileteid ja meie kõik 3, Georg siis seekord välja arvatud, meie kõik 3, meil on seal au olla laval selles muusikalis ja härra Kreem on siis ka kirjutanud ühe korra veel härra Kreem mu kolle. Ütle mu kohta Jaagup, ütle mu kohta Jaagup. Ma ütlen Jaagup. Igatahes Jaagup on kirjutanud muusika ja või sõnad koos siis Elmar Liitmaaga sellele muusikalile. Ma olen ühe loo, olen otsast lõpuni kirjutanud, see on sõbrane idee ja ülejäänud on siis Elmar Liitmaa absoluutselt geniaalne muusika. Just. Ja siis ma kirjutasin sinna sõnad, see oli väga valuline protsess 20 aastat tagasi mul, sellepärast et Elmar on väga nõudlik. Ja temale ei sobi, ma ütlesin, et sellist sõna helistasin talle hommikul, ma ärkasin hommikul kell 4, et ei kuuleks keegi majas minu ropendamist ja sõimamist. Siis ma istusin, see oli kurat ei ole, siukest sõna ei ole eesti keeles olemas, mille silbid peaks minema ta. Aga ma käisin ja mõtlesin, mis asi see on. See oli ilgelt valuline protsess. Siis ma ütlesin Elmarile, helistasin hommikul, kui mingi 9 kell läks ja tema ka üles ärkas, helistasin. Küsin, et kuule, et kas me võime selle selle, et ma leidsin sinna hea sõna, mis sobiks sinna, aga tal on silpe on vähem. No otsi veel. Õudne. Aga mul on natukene kahju, et sa nimetasid oma eelmises lauses, sa ütlesid selle kohta projekt ja sa ütlesid selle kohta show. See on rock-muusikal, see on kindlasti ta on ka show, sellepärast seda tehakse nii suures kohas nagu Unibet Arena. Ta on projekt, sellepärast et ta ei jää aastateks mängukavasse. Mul on lihtsalt kahju sellest, sellepärast et see materjal on täpselt selline, mida võiks Romeo Julia on ju ajatu tegelikult ja minu meelest minu unistus tegelikult kunagi ammu aega tagasi oli see, et selle saab äkki kuidagi West Endi või kuskile Broadway'le müüa, et see on, ma olen käinud Broadway'l päris paljusid muusikale vaatamas ja ega nad nüüd nii palju kuidagi nagu mingisugune teisel levelil ei ole, et see keemistemperatuur on umbes sama ja absoluutselt. Ma ei näe küll põhjust, miks lihtsalt seal on see, et sa pead tundma kedagi, kes tunneb kedagi, kes neid asju teeb, nagu ka Eesti teatrites. Et tegelikult on ju niiviisi, et ma kunagi pakkusin Romeo Juliet Vanemuisesse, aga seal oli järjekord mingi 2 aastat, et kes midagi. Tegelikult seda võib ju nimetada vist
ma ei tea, Eesti suurimaks selliseks originaalmuusikaliks, mis on tehtud. Ma arvan, et praegusel hetkel küll, et eks Eestis ole tehtud häid asju ju ennegi ja tehakse kindlasti ka pärast. Aga ta on kindlasti see, mida Unibet Arenal. Sest ma tahan selle kohta kogu aeg Saku Suurhall öelda, ma ei tea miks. Aga Unibet see, mida täpselt eesti keel, ilus keel. Loetakse Statoil, kirjutatakse Serkel ka. See muutub kogu aeg, et vaatame. Et see, ma arvan, et sellist lava ja sellist productionit ei ole küll varem tehtud. See on midagi täiesti. Isegi minu palju näinud silmad vaatasid seda, kui ma vaatasin, mida sinna need esimesed joonised, mis tulid, ma mõtlesin, kus see ei ole võimalik lihtsalt. See on päris kuradi sõge, ma olen nõus. Jaagup, küsin sükse küsimuse, et kui pikalt sa üldse siis selle praeguse Romeo Juliaga siis toimetanud oled, kas on nagu pool aastat, aasta? Või see on umbes aasta tagasi, sellepärast, et ma siis, kui Romeo Julia sai 15 meie Romeo või hakkas saama, siis ma pakkusin seda ühele produtsendile ja kuidagi võib-olla vaatame ja siis see läks ära see asi käest ja siis ma jooksin Selveris kokku Kelly Houstoniga, kes ütles, et kuule, et me tahaksime teha teie seda esimest muusikali nimega Risk, mida te kunagi ütlesin, et kuule, et see Risk, et see ei olnud nagu nii, et tehke siis juba Romeo ja Julia. See oli Viimsi muusikakool pidi seda tegema ja siis oi kui tore, et et Romeo ja Julia, väga tore. Ja ma ütlesin, et issand, et see on nii lahe tükk, et ma võin isegi seal tulla ja kaasa teha midagi, kui te hakkate tegema. Ja siis üks asi viis teiseni, juba oli kaasatud sinna mingisugune ja siis, et kas Termikaga saaks ja mõtlesin, muidugi Termikas võiks mängida seal, et siis oleks nagu pärisen. Ja siis pakuti välja Viimsi Artiumi, siis me vaatasime, et kui sinna panna sümfooniaorkester, koor, bänd, siis paraku publik ei mahu, et seal oli 300 ja siis sai kutsutud Andres Puusepp, kes ütles, et ei, Alexela jääb ikka väga väikseks, et Alexelasse me ei mahu. Me peame kolima mingi suurde kohta ja sealt see asi kasvas nagu nii jõhkralt ja nii kiiresti. Aga Merle, mis on sinu kõige nagu suurem, sa oled ju muusikalides mänginud ju. Chicago. Ja just, ma käisin seda vaatamas kohe pärast seda, kui ma Londonis käisin seda vaatamas. Ja see oli kusjuures seal seda mängiti lauluväljakul ja see oli päris suur. Vabas õhus oli jah. See oli päris impressive jah. Mängisime pärast Sakus ka, aga seal polnud pooltki nii hea. Ja, no see oli ikka Kaarealul oli rahvast täis ja see oli võimas jah. Palju sinna laulukaare alla mahub seda rahvast? Sinna ikka mahtus. Ka mahtus, jah. Ja seal oli, aga see lava oli nagu suur ja see oli väga kihvt. Ja ma arvan, et ma sain selle rolli sellepärast, et Catherine Zeta-Jones on minu nägu. Jaa, ma arvan. Aga ütleme niiviisi ausalt, et kui mina käisin seda vaatamas, ma mäletan, et sa nägid väga Catherine Zeta-Jones. Ja teistpidi jah. Kusjuures ma käisin hiljuti, ma nägin New Yorgis ka seda etendust. Minu meelest oli see sama etendus, kus Pamela Anderson ka vahepeal mängis, aga mul üldse ei meeldinud. Sellepärast, et see oli selline väike saal ja ütleme nagu Draamateatri lava, seal oli väike orkester ja tantsijatel, lauljatel oli seal 5 meetrit. Kostüümivahetusi ei olnud, tegi 2 sammu, võttis poosi, 3 sammu, et seda, et on laulja, tants ja liikumine, et see power, need 3 komponenti kokku, et selline kammerlik ja noh. See oli huvitavast, mina käisin seda Londonis vaatanud, mulle väga just meeldis. Juka kammerlik või? Seal oli niiviisi, et see orkester oli ikkagi, see orkester mängis kaasa, see oli hästi lahe, see dirigent oli, ma ei tea, kas seal oli lava peal olid nad, ühe lava peal. Aga see dirigent oli nagu ise ka nagu showmees, nagu tegi seal mingisugust päris äge, aga seal mina ütleks küll, et seal ma nägin palju kehvemaid seal Londonis, näiteks nagu muusika on ju hea. Nagu mis see maskiga mees on see? Ooperi Fantoom, jah. See oli või Zorro. Ma hakkasin ka Zorro ütlema. Maskiga poissi on palju ju. Jah, Batman, Zorro. Corona muusikal, jah. Et seal oli, minu meelest oli hästi selline mitte midagi ütlev oli see Ooperi Fantoom, aga jällegi, mis mulle Londoni muusikalide teatrites
käies, üldse teatris käies, mulle ei meeldi üldse see, kuidas nad teatris käituvad. See on õudne. See on, tulevad nagu kinno tuleb, krõbistavad kuradi paberitega, naeravad, kommenteerivad vales kohas, aga nende jaoks on see nii normaalne. Aga mul on üks asi, mis mulle väga meeldib, näiteks kui ma käin Londonis teatris. Sa tuled šampanja pokaaliga saali. Ja see on tipp-top ja keegi ei läbusta, keegi ei kolista, keegi ei lõhu. See on vist draamatükki ajal nii rohkem. Ma käisin vaatamas muusikali. Muusikali? Ja, tuled šampanja pokaaliga. No see šampanja on okei, aga kui hakkavad seal neid kuradi popcorni sööma. Eks on palju turiste ja kõike. Ja. Sellest on kahju, et siis nad ei pane riideid korteruumis. Tulevad riidekujad on igal pool. Nõmereis. Aga Jaagup, sa ütlesid ka, et sina oled siis ühesõnaga Romeo üle aasta seotud olnud. Merle, millal siis sina paati hüppasid? Jaagup helistas sulle või kuidas see protsess üldse välja nägi? Produtsent. Kui meil oli see pildistamine, siis mina teadsin, et mina mängin Romeo ema. Tulin rõõmsalt kohale ja siis oligi see filmimine ja pead ütlema oma nime ja keda sa mängid ja ütlengi, et tere, mina olen Merle Palmiste ja mina olen Romeo ema. Ta ütleb, et ei ole Romeo ema. Te olete Julia ema. Siis jäeti paus, siis selgitati välja, ma olen mis Julia ema. Aga ei, ma nagu jah, eks ma tean ikka, aga ma ei ole varem osalenud. Aga mul on muidugi tore, ma ei laula. Aga sina 20 aastat tagasi seda vaatama jõudsid või jõudnud? Ma vaatama jõudnud, aga ma nagu nägin seda telekast ja igalt poolt kuulsin ja ma olen nagu selles mõttes nii ja mina nagu obikorras näitlejana, ega mina ju mingi näitleja ei ole, aga nii hea ja turvaline on teha tükki, kui sul on Merle Palmiste, kui sul on Seppo Seema, kui sul on Jan Uuspõld, kui sul on Üllar Saaremaa. Et meil on tõesti superkäst. Tõesti superkäst ja kõik on nad nii hea on see, et kui nad annavad kõik nõu ja ütled, kuule, vaatasin sind kõrvalt, see siin. Et mängi paremini ja. Ja, mängi andekamalt. Ole andekam ja mängi paremini. Ole andekam. Et tegelikult on mul hirmus hea meel küll, et nagu selline kaader on koos. Aga Jaagup, tavaliselt kui nagu selline kaader koos on, siis on ka eelarve päris suur, et mis selle ürituse eelarve on? Me võime ära blurrida ka. Selle kohta ma ütlen. Ma tahaks ka teada. Mina ütlen välja selle nüüd. Nii. Et heas seltskonnas rahast ei räägita. Just. Ja siin on piisavalt hea seltskond, et see ei ole küll meie asja siin välja mõelda. Aga see eelarve ei ole väike. See kindlasti väike ei ole, jah. Aga siis võib-olla selline küsimus, et kuidas üldse nagu siis näitlejaid ja lauljaid ja tantsijaid sükeste projektide puhul üldse tasustatakse, mis kestavad nagu pikemat aega? Kas nad hakkavad kohe mingi kuupõhist tasu saama? Kui pikemalt aega, siis seda peab Merle käest küsima, siis need saavad kuupalka. Ei, on väga lihtne, sul on proovitasu ja etenduse punkt. Okei. Ja see juba lepitakse siis kokku. Ja kõigil on võrdne, aga lihtsalt nullides erineb see summa. Küsimus on alati nullides. Loomade farmis on kõik võrdsed ja sead on kõige võrdsemad. Ja Kreem, sina ju mängisid 20 aastat tagasi sama rolli, mis sa ka seekord mängid, ehk siis Romeo parimat sõpra Merki. Just. Ja kuidas sa ise tunnetad, et mis selle 20 aasta taguse aega vahe nüüd on? Elukogemust on kõvasti juurde sadanud, 20 aastat elukogemust on juurde tulnud. Ja tõenäoliselt on siis see vast on jälle seda enesekriitikat on vähemaks jäänud, et vaatasin peeglisse, vaatasin, et miks ma ei võiks seda teha. Selles mõttes ma olen näinud kunagi Veiko Täär mängis Imikut lava peal vanemuses selles, mis see oli Verevendades või ja olles ise üle 30, et siis tegelikult see on siuke teatri ime sünnib. Et tegelikult tänapäeval on ka need vanuse ja plastilised kirurgid. Ja, seda on plastiline kirurgia on väga. Viimsis ei ole. On, seal fertiilitas tõmmatakse kohe. Ei, tegelikult on see, et see vanuse piirid on ka nii hägustunud tänapäeval, et
mina mäletan, kui ma olin selline teismeline, siis ikkagi 40-aastane mees oli fucking vana nagu kuradi mammut raisk. Et noh, kuradi inimesed olid juba kuradi kiilad ja kuradi küürus ja raske kuradi elu oli nad kuradi koniks trampinud, kortsus koniks. Täna vaatad mingisugune, vaata Hendrik Sallerit näiteks, noh, kuradi super, kuradi trennib, ma käin taga tennist mängimas koos. Kurat, vaevu saan kuradi jagudast. Selles mõttes on, et inimesed on, kuna on tekkinud meil, eks ole, jõusaalid ja ma ei tea, mingisugused nahahooldusvahendid ja siis on mingid no teadlikkus treenerid ja siis sa sööd, sa ei söö enam mingit sitta endale sisse, vaid sa oledki, vaatadki. Ja vaata, elu on huvitavamaks läinud, kõik tahavad kauem elada, sest põnev on. Jah, mõista kui põnev. Igav oli võib-olla. Et kuidas see on nüüd see sünd, kool, töö, surm. Repeat. Et see... Aga tead, ega ise ei saa aru. Ei saa, jah. Vaata, kui sa küsid mõne 15-aastase käest aru, võib-olla samamoodi, et 40-sed on sellised. See kõik on nii suhteline. Et see on suhteline ja aga tegelikult on 60-sed ise siin on hästi rõõmsad, et Mina arvan ikkagi, et see on see, et kuidas... Küsimus on energias. No teie olete väga noorusliku energia. Kui sa lased selle energia, just nimelt energia, kui sa lased selle taseme endal nagu kuskile alla, et see ei jaksa enam diivani pealt, ei viitsi, sul ei ole põhjust tõusta, mul on niikuinii, ma lähen õhtul teen see kontserdi ära, ma ei viitsi ülejäänud päeva, ma lähen teenin oma raha, ei, nii ei saa, nii oledki tuksis omadega. Aga kui sa... Mul oli kunagi see, istud seal diivani peal midagi, teed, loed või niimoodi, siis tõuseb püsti, siit on kange ja siit on kange, mõtled, appi, ma olen vana. Siis mõtled, vaatad, kass kogu aeg ringutab. Magab, siis ta ringutab, siis ta võimleb. Tegelikult see on okei, sa pead võimlema. Vaata, huvi peab olema, mis sind paneb üles tõusma. Vahet ei ole, mis asi see on. Ja liiga palju ei tohi uudiseid lugeda. On see käpiku muster või on see midagi muud, mis sind ennast huvitavad? Uudised teevad kurjaks ja masendusse ajavad. Sest et häid uudiseid ei ole olemas, on ainult kõik on kuidagi siuke ja head uudised on tähendab olemas, aga nad ei jõua nagu sinna isegi pealkirjadesse mitte. Kuskile nii kaugele lõpuni ei jaksa scrollida. Sa pead doseerima uudistega nagu kõigega. Sa pead oma algoritmi paika saama, sotsiaalmeed kasutad ikka kasutada. Ja ikka ka, ma panin küll 5 aastat, sellest on juba 8 aastat vist möödas. Ma panin oma Facebooki kinni. Ja siia ma olen kinni. Ja on kinni. Miks? Ei tea. Loll oled või? Jah, tõenäoliselt. Ära jama, teeme lahti, too telefon. Tinderi ma vahetasin ühe kurja teise vastu, ma panin Facebooki kinni, siis ma tegin Instagrami. Et inimesed, kes tahavad minust kui minust, mitte bändi tegemisi, tahavad teada, et ma Instagramis ikka teen. Nad kirjutavad sulle. Aega, tead, see kirjutamine. Ümbrikuga. Ma olen see mees, kes e-maili saadab, et prindib välja keelega kinni ja postkasti ei tea, kas e-kirju ka 16 korda päevas ja uus kiri kogu aeg postkasti juures. Selge. Ei tegelikult Härrakreem. Instagramis ma ikkagi nagu toimetan, ma vaatasin, mul oli viimane 1000 postitus. Väga aktiivne. Midagi ma olen ikka teinud, aga ma teen vahepeal ma teen süüa seal ja vahepeal ma näiteks mul on mingisugused siuksed, et mul ei ole ainult see, et tulge homme sinna kontserdile, et ikka muud kraami ka, et siis on inimestel ka ise ka ei viitsi vaadata ju, kui ainult ma olen mõnda välismaa oma siukest suurt iidolit olen nagu jälginud ja kui sealt nagu peale selle, et mul on seal nüüd, tulge nüüd sinna kontserdile, et nagu natuke aega jälgida, siis ma ei viitsigi, et aga kui ta näiteks, kui ta laseb mingisuguseid, et ma ostsin endale siukse püssi, et lähme nüüd minu lasketiiru, et ma hakkan proovima seda, see on jumala põnev vaadata. Muidugi jah, eks inimesed tahavadki, tegelikult sotsmeedest tahavad ka ju seda mingit inimlikku isiklikku või seda isiklikku poolt või mingit siukest toorest. Ma ei tea, võib-olla mina olen teinud väga suure vea, aga ma ei ole üldiselt ma jõudnud sinna maani välja, et ma tean, et mingid inimesed teenivad lausa raha sellega, et
mul on ka tulnud mingi, et täna me saime paki, täna ma hakkan vaatama, näed, siin on see huulepulk ja siin on see juuksepikendus ja siin on see on väga tipp-top. Proovi, tead, kuidas sa teenid sellega huulepulkadega, oi. See võib olla küll nii. Jaagup testib erinevaid huulepulke. Või siis Jaagupid testivad. Sisu idee, eks mul kunagi oli pakuti mingi naiste ajakiri, siis veel mul Instagrami midagi olnud, et Merle Palmiste, et me tahame, et te testiksite hügieenilise huulepulki. Et me saadame teile mingi 20 hügieenilist huulepulka. Ma ütlesin, et teete nalja või? Ma ei taha ühtegi. Saatke mulle 30 punast huulepulka teile ära. Ja siis saadetigi. Ja siis ma kuskil ütlesin, ma testisin 30 punast huulepulka ja pärast tulid kurjad kirjad. Mida te endale lubate, te olete ebanormaalne, teil on 30 punast huulepulka. Sain punased huulepulgad. Klassiviha tekkis jälle. Ma sain unustage ära need mõttetud need beesid pulgad, et neid ma ei taha, andke kellegi teisele. Jah, muidugi jah. No eks sellega on nagu see, et kui sa oled siuke see influencer ja postitad nagu kõike, mida sa saad, eks ole, siis tegelikult su mingi usaldus sinu vastu kaob ju sinu järgi nagu ära, siis sa postitad kõik on pretsid ja ütleb kõigele võtad kõik vastu. Ei, seal on väike nõks, ta postitab, aga ta ütleb, ta postitab kõike, aga ta ütleb, et ma kõike ei postita. Ja kõik usuvad. Peab olema lisatud. Mutti peab olema. Kõik ütlevad, ma kõike ei postita. Selles mõttes oli geniaalne saade, oli kunagi Top Gear, kus nad lihtsalt tehasest saadeti autost, siis kurat, see on küll täielik pask. Tehase mehed tegid, kurat, mida te teete mehed. Siis kui nad Ameerikas käisid, seal oli nii Fordi tehas kui ka need teised, see kes Corvetti teeb ja Chevy on ju, need ütlesid, et ei, et me ei anna teile mingid asjad, mis me tegid, läksid poodi ja ostsid, need tegid ikka need saated ära, kui tõmbasid niiviisi vee peale kõigile. Ja. Eks see ongi aususes peitub see võlu tegelikult, eks ole. Ja ta natukene mainisid, siin on ju Top Gearil, kuidas need venad tõmbasid seal vett peale autotootjatele. Kas teil Roome Julias on ka mingeid äpardusi juba praeguseks juhtunud? Ei ole, peale selle Ott Lepland jääb hiljaks kogu aeg. See muid äpardusi meil ei ole. Jah, Kreem on muideks väga punktuaalne, et kui tavaliselt loomeinimestel, ma ei tea. Ei, see ei ole loomeinimestega ei ole asi üldse. Ta tõuseb nii vara, meie ei suuda nii vara tõusta. Selles mõttes, kallid sõbrad, igal inimesel on antud üks ports aega elada. Ja kui ma pean seda raiskama, kurat, sinu järgi oodates või sinu järgi, sina tuled täpselt, ma tänan, et ma ei, see ajab mul lihtsalt harjapunaseks, et ma pean ootama kellegi teise ja raiskama oma seda, meil on 20 000 päeva elada. 20 000 päeva. Seda ei ole just liiga palju, rohkem kui koertel, aga vähem kui näiteks kilpkonnadel, ma ei tea, mingi haikaladel. Aga see on nii kurb, kui see ka ei ole ja mina ei taha raisata oma elu oodates kellegi teise järgi. Sellepärast, et ma tulen siis, kui ma arvan heaks, et mul on. Muidugi jah. Tegelikult nagu ma enne ütlesin, siis ongi, ma olen oma vanematelt kuulnud, et mina kindlasti, minu nimi on osati vähemalt inspireeritud. Sul on väga normaalsed vanemad on sul järelikult. Jaa, absoluutselt olen sinuga päri. Et sellepärast on tegelikult äge, et meil on ka, esimest korda mul on nagu võimalus sinuga ka lava jagada ja seda rolli ja teeme seda isuga, teeme seda rõõmu ja isuga ja siis ongi kõik hästi. Et mina küll väga-väga ootan seda. Et mina olen alati vaadanud, et Eestis on nii äge Jaagup nagu olemas, eks ole, aga et mis sa, ma ei tea, kas ma julgen küsida seda, aga mis sa minust nagu varem seda projekti arvasid, et mingi selline lambine lembelaulik. Mis asi? Vältige odavaid koopiaid, et originaal on Temupoiss ei, Temus on väga häid asju, ärge. Mina mäletan siin sellest ajast, see vahepeal, vaata, see on
imelik, see inforuumid on ju inimestel erinevad. ja mina mäletan, kui sa tegid 2 meest koos Kasearu vist oli ja Uku ja Kasearu siis sa Suvistega. olid päris laps ikka ju. No muidugi ja ma olingi mingi 12-aastane ja siuke veits pots hakkas siuke poisike ja täpselt sinna karakterisse õige. Just. nii mehed, naistele meeldib laul. Järelikult tuleb korraldada üks suur kontsert, kus lauldakse. Nii. Siis me saaksime mitmete sadade naiste tähelepanu endale. Või hoopis me peaksime korraldama tuurid. Ja siis me saame veel rohkem naisi. Sa mõtled ka Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe, Kopli, kõik on nagu? Suured linnad ikka. Tallinn, Pärnu, Tartu, Jõhvi ja New York. Kuule, see mees on geenius ju. Ja noored vered oleks meile vaja ka. Seda läheks vaja küll. Mina mäletan sind sellest ajast. Ja näed, tolleaegne Romeo oli ju Kasearu. Et näed, vaata, kus elu teeb sellise... Ja tegelikult oligi nagu, et... Te suhtlete ka veel või? Me oleme paar korda näinud, paar korda treffanud. Ehk siis, et ei suhtle? No igapäevaselt mitte. No te suhtlete või? Mina ei suhtle. Tahaks öelda, mina suhtlen iga päev. Nali. Kas lihtsalt sõbrad? Iga päev näeme, kirjutame, joonistame. Meil on põhiline suhtlusteema on meie hundikoerad. Et ta on väga, Kristjan on väga oma koera nagu, ta on 100 000 miljon korda parem koera peremees kui mina, seepärast, et tema tegeleb nagu reaalselt nagu igapäevaselt väga tõsiselt oma koera treenimise ja sellega, et see on absoluutselt nagu vähemalt sotsiaalmeedia järgi tundubki, et nagu Kase oleks kuskil, elakski kuskil, ma ei tea, elab Tallinnast väljas kuskil. Ta elab Pärnumaal kuskil ja tegeleb mingite omade veidrustega, nagu me kõik inimesed tegeleme. Mina olen näiteks laskeklubi liige. Ma käin püssi laskmas. Why not, muidugi. Et milleks, aga samas on üks asi, et las teised ütlevad, et milleks sul seda vaja. See on iga, kui see sind õnnelikuks teeb. See on iga, kui see sulle midagi annab. See iga ei pea üldse nagu stressama selle, et nagu kunagi Troonide mängus oli see, et kui vana Lannister ütles, et poiss, huntidele ei lähe korda see, mida lambad neist arvavad või lõvidele või kuidas see oli. Et tegelikult inimesed jäävad vangi teiste inimeste arvamuse ja teiste inimeste poolehoiu nagu võistlemise nimel ja et nad hakkavad tegema asju, mida nad tegelikult ei tee. Vaata öeldakse, et vaata mingi aeg noorena eriti arvad, mida teised must arvavad ja oled koolis ja kõik ja siis, aga siis läheb aeg mööda ja siis saad ühel hetkel aru, et keegi ei arva sust midagi, kõigil on endaga nii palju teha. Ja just, ja endal on nii palju probleem. Või kui nad arvavad, siis see on läbi nende. Inimesed näevad seda, mis teemad neil elus on ja kritiseerivad seda, et tihti on, et kui sind väga kritiseeritakse, siis vaatad, kes kritiseerib. Ja tihti on need mingid oma teemad, mida ta seal väga teravalt vaatab ja mis talle ei meeldi või mida ta kiidab või saate aru, mis väga ei kiida ikka see põhimõtteliselt ikkagi, mis talle ei meeldi. Ja mina, kui minu teha oleks, siis mina näiteks teeks absoluutselt kõik interneti kommentaarid teeks ma niiviisi, et sa pead ainult oma nime alt, ainult oma nime, sellepärast, et seda neid sitaga loopijaid on nii palju ja mul on sellest nii kahju, et... Aga vist on vähemaks jäänud või? Ma ei tea, ma ei ole aastast 2003 ühtegi kommentaari. Need ei tohi lugeda ja... 2003, kujutas ette. No aga teistpidi, kas sa arvad, et kõik arvavad sust hästi või see on loomulik? Ei, kindlasti... Kui sa kõigile meeldiks ja tähendaks seda, et sul on null isikupära. Sul on null isikupära, sa teed ikka midagi väga valesti, kui sa kõigile meeldid. Et selles mõttes on see kurb jah, et... Aga jah, enne jäi see mõtte poolele, et oligi, et Kasearu ja Suviste kaaslased mind sinna 2,5 meeste, 2,5 meest. Mõtle välja, kuidas seda 2,5 meeste. 2,5 meeste projekti
ja selles mõttes siuke äge nagu täisringi nagu moment jah, et tegelikult ju bänd, kes meil oli seal tuuri peal, oligi ju nagu täielikult praegu Terminaatori nagu kutid ka Puura, pluss siis Taavi, Roll ja Henno nagu üks ühele, aga sama bande, kellega me nüüd teeme ka Roomet Juliat. Ja noh, tänu sellele, et ma Kasearu ja Suvistega seda tuuri sain teha ja et nad mind sinna kaasasid, sealt ma sain ka kindlasti mingi selle pisiku nagu just, eks ole, et kurat see bändivärk on ilgelt äge ja mussivärk on ilgelt äge ja et selle eest ma kindlasti pean nagu neile ka olema tänulik ja nüüd ongi noh, et siuke full circle nagu moment, et Kase. No küll meil see saab, issand ma nii ootan juba paari tunni pärast hakkab proov ja ei jõua juba ära oodata, et tahaks jälle, sest et kui sa näed, kui asi hakkab just kokku saama, et alguses ma mõtlesin, huvitav küll, mis sellest asjast saab, et kuidas meil niiviisi nüüd on, aga mida päev edasi, seda rohkem ja väga juba nauditav. Mul on ka nende proovidega on täpselt nii, et nagu kahju juba veits, et proov läbi saab tahaks nagu veel kütta. Eile just selle Romeo pundi inimestega, tüdrukutega rääkisime, et kurat, õudne, et see on ju 1,5 nädala pärast, et see ju läbi kõik jälle. Absoluutselt. Mina ei tea, kuidas teil, noh ma tean, et see alati see teatrisse viimane etendus on ju ka alati selline püha ja siis tehakse nalja ja siis ikka oleneb materjalist. Ja noh, muidugi mingit Hamletis ei oleneb materjalist, jah. Erilist, aga kuidas see nagu on, kui tükk maha läheb? Need on ikka siis nagu ikkagi enamasti ikka 90% on nagu ikka väga kahju kohe või? Oleneb asjast, jah. Kui on ikka hea asi, siis on nagu kahju ikka. Aga noh, tulevad uued asjad ja sa saad aru, et ei saa lõputult mängida. No Eesti matust me mängisime 50 aastat. Ja siis võeti ühel hetkel maha, aga noh, see on normaalne. Kuulge, aga kas teil midagi on laval nagu täitsa nagu pekki ka läinud aastate jooksul või? Ikka. Mis nagu kõige meeldejäävamad hetked on, mis on laval on täiesti untsu läinud? On paar korda lavalt alla kukkunud, no seda ikka juhtub. Siis lava saab otsa ja kui sul hoog sees, siis kurat näed ja siis ma olen ühe korra, mul on pea põlema läinud mingi seepärast, et ma samal ajal kui see leegimeister pani leeki, siis ma olin just kuidagi aga üldiselt noh, mingisuguseid eluohtlikke päris situatsioone. Need on jumala õudsad. On. Peaksid publikus hüppama, aga keegi püüdnud kinni või? Tead see rokkarite see õnneks on, see on mind jah, seda stage divingut ma ei ole küll, ma ei tea, mis aastat, mingi 10 aastat teinud vist enam. Aga need on... Tunipetist tee hüppa. Kindlalt. Ma ise viian. Et seal on võibolla toolide vahele, kui lajatada võibolla maha. Aga meil oli küll kunagi 90-ndatel oli niiviisi, meil oli Tartus oli kontsert, Tartu mingisuguses, see oli mingi kultuurimaja oligi vist ja seal oli hästi kõrge lava ja Termikas oli hästi noor bänd ja palju rahvast oli ees ja siis mingisugune, või noh, mitte palju, aga noh, ikka oli. Ja siis mingi vend oligi telekast näinud MTV-st või kuskilt, ikka hüpatakse rahvasse ka. Ronis sinna see lava oli nagu ikkagi, ma arvan, et see lava põrand oli mingisugune vähemalt 1,5, võib-olla 1,70 m isegi kõrg. Minnas ennast selle lava peale ja siis hüppas ja siis tõesti rahvast tegi, mis asja sa teed. Ja siis meest tuli ikkagi, see oli kuulda seda betoon, pea vastu betooni, siuke krõnks, kõigil oli päris jõuda. Aga üldiselt me ikkagi üritame nagu oma asju teha niiviisi, et ei juhtuks, sest parem on, kui ei juhtu. Muidugi. Teksti seda ikka vahel juhtub. Teksti ikka juhtub. Jah. Enda lugudes sul... See on nii päriselt, vabandust. See on päris hull jah. No, eriti kui on tegemist mingisuguse looga, ma ei tea, aastast 1991 torm, mida me oleme kõikidel, siis lõpeb see esimene salm ära, esimene refrään, vaheosa käib. Nii.
tulge. sest et no see on, seda on paar korda ikka olnud ja ükskord oli meil Pärnus mingisugune kontsert, sellest on ka juba palju, eelmine päev oli väga edukas kontsert ja siis me natuke napsutasime ka ja külm õlu ja öösel järves ujumine ja kõik asjad vale ja vale, neid asju, mida ei tohi teha üks normaalne inimene. Ja siis järgmine päev mul oli lihtsalt reaalselt selline ilgelt valus oli. Rääkida oli valus, rääkimata siis laulmisest ja siis ma põhimõtteliselt terve kontserdi lasin laulda. Tund aega lihtsalt rahvas andis minna. Aga Merle, sa mainisid, et ühesõnaga, et sul ei ole otseselt mingeid äpardusi ja asju juhtunud, on ju, aga ma küsiks nii, et... Ei, eks ikka mingid asju. No, jah. Ma need ei ole nii värvikad. No just. Aga ma küsiks võib-olla sükse küsimuse, et kas sa oled mingis rollis nii tugevalt kunagi sees olnud, et sa lähed tagasi siis nagu oma igapäeva maailma, aga sa oled ikkagi see karakter, kes sa nagu kõik need proovid seal laval olid? Oota, üldiselt ma arvan, et ma olen professionaal. Et ma ikka rolli sisse ja rollist välja saan. Okay. Aga ta mõjutab muidugi. Yeah. Kui sa teed, ütleme, on mingid teatud teemad, mida sa pead enda sisse võtma, siis ta mõjutab küll ja kõige raskem on alati 2 nädalat enne esietendust. Näiteks, kui sa pead inimest mängima, kes on mõrvar, ma ei mõtle nüüd, et sa lähed kogemuse saamiseks, käid siin ringi ja proovid nagu, kuidas ja mida ja saan pihta või kuidas või papapapa. Mitte seda, aga sa pead endast teatud asjad ikka üles otsima. Ja see mõjutab, jah. Ütleme niukseid tumeda energiaga inimesi, neid on huvitav mängida, sest sa pead teda nagu aru saama, kuidas ta mõtleb. Aga see hakkab tervisele. Seda ei saa nagu palju, sest ta tõesti mõjutab. Sa leiad endas ka selle kurjus üles. Issand, ma olen alati tahtnud küsida, et aga siis ta normaliseerub jälle, pisikas välja tuleb. Draama näitlejana, et sa ikkagi oled see, kes läheb nagu hästi süvitsi, siis on ju vaata erinevad koolkonnad on ju. Et aga ühed on täpselt väljas sisse ja seest välja on erinevad koolkonnad. Vaata, kui sa mängid näiteks mõnda inimest, kes minule näiteks tundub, et see inimene on võrreldes minuga näiteks rumalam. Nii. Ja kui ma lähen sinna lavale, niukse attitüüdiga, mul on siin niuke loll. Seda on iga vaadata, seda on jama vaadata. Et sa pead mitte nüüd teda idealiseerimaga, et oi, või halvustama, sa pead nagu pihta saama, kuidas see inimene mõtleb. Okay. Et see on nagu huvitav. Ja muidugi istuks minu osamel mõni teine näitleja, ta kindlasti räägiks teile hoopis teist juttu, aga mina olen nagu seisukohal, et ega sa üldiselt ei saa nagu mängida asju, millest sa nagu ise aru ei saa või alla ei kirjuta. Okay. Ja ma arvan, et meis kõigis on kõike, vähemast minus küll, jumal tänatud, et need mingid teatud asjad ei ole aktiveerunud. Et ma arvan, et ma olen küll elus püüdnud nagu mõnda meest maha lüüa. Aga ma ei ole üldse pihta saanud. Ja sellepärast ma istun siin. Jumal tänatud. Nii et jumal tänatud, eks ole, et ma ei ütleks, et oi, ma kunagi never. Merle, ma olen tahtnud küsida. Jumal, et ei teki sellised olukordi. Kui ma küsin komöödia või draama. Mõlemad. Kumb sa rohkem nagu tahaks? Või kumb sul rohkem meeldib? Komöödia. Komöödiat on raskem mängida. Ütleme, häid komöödiaid on üldse. Häid komöödiaid on tegelikult vähem kui häid tragöödiaid. See on kirjutajates kinni? Ja see on ka huvitav, et inimestel on erinev huumorimeel. Näiteks tuleb inimene, vaatab ära mingi tõsise draamatüki. Ta ei tule mitte kunagi vihaselt kassasse, et aga kus ma ei nutta ei saanud, kellegile kaasa elada ei saanud, mis kuramuse draamas oli, ma tahan oma raha tagasi. Aga näiteks, kui inimene tuleb komöödiat vaatama ja ta naerda isast, ta läheb jumala vihaseks, kus see nali oli, see pole üldse naljakas, tõuseb püsti, läheb ära. Et inimeste huumorimeel on nagu väga erinev. Ja minule tundub, et head huumorit on vähem kui head tragöödiat. Kuidas teile tundub? Ja ma olen ühe korra sain testida, vaata, need igasugused sitcomid on, mis on ju telekas. Osad neist on geniaalsed. Aga ma leidsin ka üsna hea nagu sellise Friends, et teavad kõik, eks ole, Friends, nüüd täna 25 aastat hiljem, väga, nagu liiga ülinaljakas ta ei tundu enam, aga ma nägin ükskord. Ja huumor on tihti ju kontekstis kinni. Ja keegi saatis mulle lingi
sealt oli võetud rahva naer tagant ära. Ja täitsa lõpp, mis kuradi pask see oli, täitsa mõttetu. Aga tänapäeval, eks need teemad ja arenevad. Suure paugu teooria, ma ei tea, kas te olete näinud, see on geniaalne lihtsalt ja kuidas see näitleja, see, kes seda Sheldon Cooperit mängib, et kuidas ta suutis sellist teksti üldse, vuristades ette, ta on väga kõva tehniline näitleja ka muidugi, aga väga sellist teaduspõhist. See on lihtsalt, see on super. Väga palju neid ei tehta, mis neid tehaks tonnides ju toodetakse Hollywoodis, neid nii-öelda neid naljavärke, aga väga paljud ei ole naljakad, aga sitcomide puhul on mega oluline, ma olen ka mõelnud sellele, et see rahvas seal taga annab indikatsiooni, eks ole, et millal mul nüüd peaks naljakas olema, eks ole, et see on nagu mega oluline. Minu ema kunagi ütles, see Ameerika, need rahvas on nii laisk, et nad ei viitsi ise naerda ka, et neile tuleb see ka ette öelda, et millal nad naeravad. Kas teie karjääride jooksul on ju vast tulnud ette hetki, kus olete öelnud või teinud midagi, mida olete siis, mille peale võib-olla nüüd vaatate tagasi, mõtlete, et nagu miks oli vaja. Et tänapäeval on ju just eriti see selline cancel culture tühistamiskultuur on aktuaalsem või rohkem teema kui kunagi varem. On teil mingeid selliseid momente nagu tulnud ette? Kahetse midagi. Ei kahetse midagi? Sama, mina ei kahetse midagi, küll aga kui oleks 90ndate algus, kui mina algasin, kui oleks olnud cancer kultuur olemas, mind ei oleks vist tõenäoliselt olemas, ma ajasin ikka igas intervjuud, panin niukast. Et esimene asi, mis pähe tuli selleks. Absoluutselt, mind nagu üldse ei kott, sellepärast on mul ka päris palju selliseid ma ei saaks öelda, et vaenlasi või inimesi, kes üldiselt ei sälli mind üldse, aga ma olen ka öelnud välja, et Merle enne ütles just, et kõikidele ei saagi meeldida ja ei peagi meeldima, et muidu sa oled täitsa mõttetu. Täiesti mõttetu. Et loomulikult olen ma ka öelnud välja asju, mis võib-olla ei ole päris nagu ilusad öelda, aga enamus jamasid sellest on tekkinud sellest, et keegi on võtnud minu jutust mingi asja, võtnud niiviisi ja pannud pealkirjaks selle. Ja siis sealt need, ja inimesed ju enamasti kaasa arvatud ma ise, ega ma ei viitsi neid artikleid kõiki läbi lugeda, seepärast, et tänapäeval kirjutatakse ka üsna kehvasti aeg-ajalt, osad nagu portaalid või asjad pealiskaudne, kirjavigu täis, nimed on valesti, vanused on valesti, seda Jakobit ja Jakob Greeni ja kuradi ma olen fucking küll, guugeldage et ma olen seda ise nii palju oma elus saanud ja kõik asjad on valesti ja kõik on, ühtegi fakti pihta ei lähe, et nii ei saa. Kui sa oled ajakirjanik, siis tee oma tööd. Ajakirjanik on ka inimene. Ei, inimene võib ta olla, aga ajakirjanik ta peab olema. Käis see vist vastupidi. Aga kas teile tundub, et siis tänane põlvkond või tänane ühiskond on nagu liiga tundlik? Noorus on hukas. Ei, hukas tahe. Vastupidi, on jumala äge. Minu meelest tänapäeval on niimoodi, et sa ei tohi kellegile midagi öelda sellist, mis puudutab tema välimust, mida ta ei saa 5 minutiga muuta. Miks sa oled nii pikk, miks sa oled nii lühike, miks sa oled nii paks? Ma ei saa seda muuta, eks ole. Paks saab muuta. 5 minutiga ei saa. 5 minutiga ei saa. Aga selles, kuramuse, mis asi see Photoshopis saab ju? Võib-olla siis saab 5 minutiga, sest järelikult võib ikka. Ja. Ei tähendab, mina küll arvan, et esiteks solvumine, see solvumisühiskond, et aga sa arvad päriselt, et solvutakse või on see, et ma mängin solvunud, et tähelepanu saada? Ma arvan, et see on nii ja naa ja tegelikult keegi ei solvunud
solvumine on solvuja isiklik probleem ja asi ja oleneb ka mille pärast solvumisel on vahe. No seda küll, aga mina olen üldiselt või me nimetame teistmoodi. Mina seda ultraliberalismi ei kannata silma otsast ka, et surutaks. Vabandust, ma segan kogu aeg vahel. Mida sa pead selle ultraliberalismi? Mulle meeldib, kui kõik on võimalik. Ja sa elad mingisuguses selles mulli sees või? Ma elan Tõnismäel. Väga õige. Uus Voltasi ela kahjuks. Mulle ei meeldi seda, et mulle surutakse peale mingeid asju. Mida sulle peale surutakse? Noh, öeldakse, et mina pean arvestama inimestega, kes arvavad, et nad on kassid. Ma väga sallin loomi, aga ma tean, et kui tuleb Jaakob Tuisk üks päev ja ütleb mulle, et anna mulle piima, pane mulle see kass, pane see nurka, siis ma ei pea, kassid pannakse kotti sisse ja pannakse allavoolu jooksma, kui need tülikaks muutuvad. Et ei saa, päris lolliks ei saa minna, Vaataks, kombitakse piire algul, või mida või? Ja see on see hea olu ühiskonna probleemid on need. Ja võimalused võib-olla. Ei, aga praegu, tegelikult on praegu ju meil on 3. maailmasõda käib. Meil ei käi praegu, oled sa vaadanud uksest välja, pole ei käi meil ühtegi sõda. Maailmas käib. Maailmas käib kogu aeg sõda. Aga ta on nii lähedale tulnud, et asjad on nagu muutunud. Ikkagi asjad eskaleeruvad praegu ju. Ma ei taha sellest rääkida, et võib-olla selline asi mõnes mõttes, vaata igas asjas on plussid ja miinused. Et võib-olla kui see sõda tuleb, eks ole, kogu aeg ta on ju meil nii lähedal. Et võib-olla ta õpetab seda, et häid asju ei tasu edasi lükata. Ja elu rohkem nagu väärtustama. Just. Eks ju, et me kunagi ei tea, et see hirmuenergia, kui siin oli, mis siin oli paar aastat tagasi, eks ole, kui Venemaa ründas Ukrainat või see paanika ja kõik see, et see on nagu ära kadunud, muidu sa ei saa lihtsalt elada. Aga ütleme, see võiks nagu olla, et sa keskendud heale või sa ei tea, võib-olla homset ei tulegi, mitte paaniliselt, aga see paneb mingid asjad nagu elus paika, et häid asju ärge lükkake edasi. Väga õige, väga... Mulle tundub, loomulikult, sellepärast, et... me peame kohanema, midagi ei saa teha. Tavaliselt muutub see varsti või homme selleks mitte kunagiks, paraku. Jama võib natuke nagu lükata. Nagu tolmurulli diivani alla. Aga head asjad, aga fakt on see, et vaata sellised riigid, kus pole... aastasadu pole sõda nende pinnal olnud, Kanada, ma ei tea, Austraalia, Rootsi ka, eks ole, et seal on nagu see asi, et... Dubai ka. Dubai oli 30 aastat tagasi oli parkimisplats. Selles mõttes see on hoopis teine asi, et need on seal on podisend ju seal Lähis-Idas kogu aeg ju mingi värk. Aga lihtsalt ma ütlen seda, et tugevad inimesed toodavad häid aegu ja head ajad toodavad paraku nõrku inimesi ja nõrgad inimesed toodavad jälle halbu aegu. Et see on selline ring, et sealt kogu aeg läheb, sest et praegu on maailmas on ikkagi neid pehmosid on nii palju. Sellised, kes just... Kes on sinu meelest pehmo? Need, kes mõtlevad välja endale, need, kes solvuvad igal pool ja need, kes on... Aga kui ma olen tundlik inimene, miks ma ei tohi solvuda? No aga solvusid, aga... Mis sul pehmode vastu on? Ma saan aru, peale põlema laulan edasi hüppan vastu betooni. Mul ei ole otseselt midagi kellegi vastu. Lihtsalt... Pehmo on see, kes solvub, jah? Ma arvan, ja mitte ainult. See on kõik selline... Võib-olla pehmo on see, kes ei võta vastutust. Oma tegude, oma sõnade eest. Ja süüdistab kõiki teisi oma jamades. Minu jaoks see pehmo on see, kes kui sa ei võta vastutust, et näiteks mis on interneti kommentaarid, minu arvamus on see, ma kirjutan, nimi on all, ma vastutan sellest, mida ma ütlen. Pehmo on see, kes ei võta vastutust ja kõikides tema jamades on teised süüdi. Riik, valitsus, kõik teised on süüdi. Kui lihtne on vigiseda, iriseda tegijate kallal, eks? Muidugi vaatan telekas, mida muusika oli, tantsi paremini, laulab paremini. No just, aga te ise,
no ma ei tea, lihtsalt praegu tuli selline näide, et noh, ma arvan, et noh. Jah, aga noh, siin tuli ka, jäi silme peale mingile artiklile mõni aeg tagasi nüüd, kui see, et inimesed jäid Dubaisse kinni, et siin Eesti jälle jagati kõredi klõpsti 2. Muidugi tuleb inimesed ära tuua, see pole küsimus. Ja muidugi, loomulikult. Teema on see, et tekib klassiviha. Klassiviha on Eestis nii võimas värk, sellepärast, et oli kohe terve, kõik pooled inimesed hakkasid rääkima seda, aga mida need rikkurid siis lähevad sinna kuradi lähisitta. Kui sa oled Eestis ei ole rikkaid, no mõni on. No meil ei ole klassiühiskonda. No meil on, kas meil kõik vaesed või? Ütle mõni rikas. Meil on kõik vaesed. Kõik on maakad ja kõik on vaesed. Ma arvan, et rikas ei lähegi sinna Dubaisse kuradi puhkama, sest see on nii odav. Asi pole selles, oled sa või rikas või vaene, inimesed jäävad sinna lõksu. Tuleb ära tuua, see oli väga ilus ja normaalne. Siin ei ole midagi kommenteerida. Selle kohta öelda, et vaata, keegi ütles just väga ilusti, et kurnamus küll, et noh, et see on ju riigi asi, riik on loodud inimese pärast, mitte inimene riigi pärast. Ja riik peabki appi tulema, aga mis nad siis läksid sinna? Kui sa oled näiteks see mingisugune 200-kilone on ju, ja sööd ainult kommi ja jood limonaadi peale, ja riik ju neid ka täpselt samamoodi aitab. Meil on need kõigest programmid ja asjad, millega neid inimesi nagu, või kui sa oled alkohoolik või narkoman, ikka riik aitab, et tema, noh, aga selle viinapudeli sa lähed ikka ostad ise ja selle kuradi ma topelt juustuka võtad koos kuradi ma dieetkokaga ka jood sisse endale. Et inimene peab ennast aitama, aga riik peab tegema, mina olen 100%. Kui mingi selline jama juhtub, siis väga tubli on. Mina olen väga selline. Aga kui sellest maailma olukorrast korra rääkida, Iraan versus USA, kas maailm on liikumas nagu 3. maailmasõja poole? Käib juba. Ma ütleks ka teoorias võib just öelda, et käib. Pigem käib. Me oleme harjunud, eks ole, et tulevad sõdurid ja droonid, asjad lendavad, tegelikult käib. Tegelikult see Iraan versus USA, see on kõik muidugi väga jube, aga tegelikult meil siin oma aiadega käib palju hullemasi. See, mida on Venemaa teinud nii oma rahvaga, aga alustame ikkagi Ukraina rahvast, siis ja me peame, mul ei ole, kui nad selle saadanase automaksu eest ostavad neid pomme ja annavad neid Ukrainale, siis mina olen 2 käega nõus ka seda automaksu maksma, kuigi ma ei pea seda õigeks. Ega midagi ole teha, see kõlab julmalt, aga sõjatööstus on paljudele riikidele väga kasulik. Ei no muidu. Seda ammu räägiti, et on vaja sõjatööstust ja noh, aga no see selleks. Aga ei, ma ütlen lihtsalt, et me peame elagu rahu ja me peame 10 küünega hoidma kinni sellest mõttest, et me nii palju, kui me jaksame, me aitame Ukrainat. Nii palju, kui me jaksame, nagu siin ei ole küsimust ka, sest praegu see sõda, mida nad võiks vabalt Eesti pinnal pidada, peetakse natuke kaugemal meist. Ja noh, üks point ongi veel see, et sellest Iraani sõjast tegelikult ongi nagu võitnud peamiselt üks riik nagu Venemaa, sellepärast et noh, praegu see Hormuzi väin on, eks ole, kinni pandud Iraani poolt, siis kus käib 20-30% kogu naftaliiklusest muidu käib läbi, eks ole, ja see on praegu tekitanud omakorda siis võimaluse sellele sanktsioneeritud nagu Venemaa naftale, mille järgi on tõusnud praegu nagu nõudlus ja tõusnud ka jällegi selle Venemaa nafta nagu hind. Ehk siis nagu see ja teisejärguliselt muidugi see tõmbab nagu lihtsalt ka tähelepanu, eks ole, ongi sellelt Ukrainalt nagu eemale. Nii, räägime mingitest toredatest asjadest, mul on koppe sellest teemast. Mis te tänapäeva noortest üldse arvate? Kuidas te vaatate tänapäeva noorte peale? Keda sa nooreks pead? No, Merle näiteks on tänapäeva. Mulle meeldib, tohutult võimalusi on teil. Mulle meeldib. Aga muidugi on tohutult võimalusi, eks ole, siis on ka
siis on ka kindlasti probleeme, meie ajal oli lihtsam, sul oli 3-4 varianti ja nende vahel seal laveerisid, noh. Et tänapäeval kõik maailm on lahti, kõik on lahti, ma arvan. See on äge, see on tõesti äge, et maailm on lahti. Oota, mis mõttes 3-4 varianti nagu kavaleri vahel või nagu? Ei, elus nagu, et noh, mida sa õppima lähed ja mida sa teed, piirid ja kõik oli kinni. Selles suhtes, et noh, aga probleem oli ka vähem. Ja ma arvan, soorollid naine oli ikka selline nagu 50-ndatel põll ees ja võtab kogu aeg konts all ja võtab pirukaid ahjust välja. Et tänapäeval need asjad, et noh, minu meelest on äge, aga rääkige, Jaagup, räägi parem sina, kuidas on? Et tänapäeva noortel või? Mis on miinused? Mis on miinused? Plussidest ma saan aru. Mis on praegu kõige nõmedam miinus? Ei no, mina ütleks nagu niipidi, et jah. Ma scrollin, oota korra. Igatahes ma olen nagu sellega nõus, et inimesed võib-olla mida? Ei midagi. Et scrollimine on tänapäeva suurte Varti on teil pöidlad nii suured. Treenitud pöidlad, jah. Et inimesed jah solvuvad päris kiiresti, eks ole. Aga ma selles osas olen muidugi sinuga nõus, et võimalusi on jällegi nii palju rohkem, eks ole, et maailm on nagu avanenud ja kõik need TikTokid ja kui kunagi, eks ole, mingi, ma ei tea, siis kui ongi mingi 20-30 aastat tagasi, eks ole, näiteks Mussiga ka, eks ole, kui keeruline tõenäoliselt oli nagu mingit, ma ei tea, mingit stuudios mingit lugu nagu salvestada, selleks raha leida, eks ole. Et mingi muusikavideo teha, eks ole, et tänapäeval nagu need asjad on nagu nii palju arenenud, et see kõik on läinud nii palju nagu lihtsamaks ja muidugi nüüd on veel eriti, ütleme, AI näiteks ka, eks ole, mis on nagu ühtepidi see on nagu crazy ja see on nagu hirmutav, sest ongi, et varsti ei olegi need oskused, ei mängigi mitte mingit nagu rolli mingil määral. See on kurb aga noh, ma ikkagi nagu selles mõttes, et kui sa oled nagu päris trummar või päris kidramees või päris klahkamees, et seda ükski AI sult ära ei võta, sellepärast, et selle mussi võib ju AI teha ja soundid paika panna ja ära kuradi kõik teha selle, aga katsu see kontserdil siis noh, ja absoluutselt, seda live elementi õnneks omal ajal meil olid ka Eestis olid need minidiski bändid nii-öelda, oli sükene väike minidisk, see pandi lava kõrvale mängima ja siis ise mõigutati suud peale. Aga ma ei ole näinud seda APA muusikali, see mis on, kus nad on, eks ole, tehtud niimoodi. Hologrammid. See pidi olema väga võimas. See pidi olema, kurat jah, et mis tähendab, vaata, ma küsisin, mis on miinus, aga mulle tundub tänapäeval vahet ei ole, kui vana sa oled, et mis on nagu äge, kõigil on võimalus eneseväljenduseks. Ja on. Räägid, mis tahad. Et see on nagu äge asi. Sõnavabadus. No jah. Aga ikkagi, kui sa mingid asju ütled, siis sa ikkagi võid vastu näppe saada ka, sul peab olema selline kroogu. See on sama, mida sa enne ütlesid, et nad ei vastuta millegi eest, et sa võid tegelikult ajada mingi täieliku kuradi ilasuust välja ja siis lõppkokkuvõttes on see, et aga miks sa võid ilasuust välja? Ma ei tea, miks. Aga vaata, kui palju seda kõik... Aga võib-olla mul on ka paks nahk selles suhtes. Peab olema. Kuna ma, eks ole, töötan näitlejana, kõik ju sind arvustavad ja kritiseerivad ja see on normaalne. Ja ma ütlen ausalt, et ma olen hästi tundlik, aga väga tugev. Kui ma olen, sest vaata, need on kaks sellist iseloomu omadust. Mõeldakse, et sa oled hästi tundlik, tuul puhub, kukud pikali või keegi midagi ütleb, nutad ennast surnuks. Ei, selleks, et ellu jääda, siis sa pead olema ka väga tugev, et need kaks niisugust vastaspoolust, need on täitsa võimalik, et on. Ja kuidagi nendega laveerid ja saad aru, et sa ei saaks seda tööd teha, kui sa tugev ei ole. Ja teistpidi sa ei saa seda tööd teha, kui sa tundlik ei ole. Just, aga vaata, mis Jaagup ütles, et tänapäeval kõik solvuvad. Kujutas ette, kui tuleb sealt lavakoolist, tuleb üks patšahkam neid noori näitlejaid, kes kõik tunnevad ja näitlejad peabki tundma ja elama läbi ja kõike. Ja siis tuleb siis see grupivend, kellest näitlejat ei saanud ja temast sai kriitik ja siis ta paneb no see on ju vana klassika. Ajutäie puid alla ja see paneb su keema ja siis sa lähed. See on tema arvamus, vaata. No, just. Sa pead selekteerima kriitikat. Aga inimene peab olema nagu selles mõttes ise tean, kui tore olen. Jaa, seda küll, aga see kriitik peab ka nagu ka vastutama nagu selle eest, et kui ta midagi nagu, kui ta kellelegi ikkagi, väga paljud teevad ikkagi liiga ka, et ei ole see asi midagi nii hull, ma olen käinud mõnda tükki vaatamas, enne olen vaadanud mingisugust arvustusi, mõtled, huvitav, näed, panime piletid, aga miks ma enne siis seda arvustust lugenud, öeldakse, et ilge pask, lähed vaatama,
jumala äge. Võib-olla mul on hästi halb maitse, teistmoodi kui kriitiku, aga ma käisin just hiljaaega vaatamas tükki, mis mulle väga-väga meeldis ja kurat, kriitikud ei olnud sama meeldis minuga. Samas ma olen ka näinud tükki, mis kriitikud kirjutasid, et vau. Ja kriitikud kirjutavad ka erinevalt, kunagi oli üks lavastus, ma lõpuks ei jõudnud ka seda vaatama. Üks kriitik kirjutas, ma hästi lühidalt räägin, muidu see jutt läheb igavaks ja pikaks. Üks kriitik kirjutas, et see on selline mäng, et see oli väikses saalis, siis ta oli Linnateater, eks ole, seal laial tänaval mängisid, et see oli selline etendus, et ma näen, kuidas näitleja mängib nii tundlikult, kuidas tal kapillaar lõhkeb, see on nagu lumehelves, luubi all. Selline etendus, eks ole, ja sellised kirjeldused. Ja teine, mis asi see oli? Primitiivne, selline mõttetu, selline pisara kisku ja üle mängitud ja sama etenduse kohta. No, inimesed on erinevad. Merle. Sest need ongi ju tegelikult ainult nagu mingid arvamused ju. See on kõik nii subjektiivne nagu, et... Aga mis puutud... Aga muidugi ma korraks segan, muidugi tihti on olnud ka, et kriitikud ja näitlejad siis omavahel klaarivad karveid. Mitte kohtus, aga vanasti laval. Kuskil puu taga või teatripeol või? See on totamal siin mõne. Eks ju, ja. Olen ka kokku puutud. Niuke vintage style, tänapäeval minnakse kohtusse võib-olla. Lõuga anti vanasti, kui väga hulluks läks asi. Ja, aga see ongi see, et vaata, enne oli sellest juttu, et äkki tänapäeval keegi ei taha enam mingit vastutust võtta. Ma päriselt ka ma nagu vaatan teinekord, siin oli just aasta alguses oli, et upsi teisi mingisugune ametniku ja siis 101 Riigikogu mehe ja naise poolt lasti läbi seadus, millega siis need seda nende meeste, kes petivad neid internetikasiinod, eks ole, pääsesid mingisugust tohustust maksust, on ju. Lasti üle miljoneid, 10 miljoneid ja kõik kiitis tõlgu ja lähme nüüd edasi ja siis teeme tulevikus paremini. Et mitte keegi kurat ei vastu. Mõtle, kui oleks erafirmas siuke asi juhtunud. Ammu oleks sind üles poodud jalgupidi kuskile. Et selles mõttes on nagu kurb, et neid on ja neid vaktsiine läks vastu taevast, kui ka kogu aeg juhtub midagi nagu, et ouch! Valus. Ala, Britney Spears. Ups, I did it again. Aga vaata, kus Britney praegu on ja mida, eks ole. Sa küsisid Jaagupilt enne Merle väga hea küsimus, et mis on tänapäeva ühiskonnas vaata nagu probleemid, aga samas ka head asjad on. See panen mind ennast nagu mõtlema, et ühesõnaga mina nagu avastasin sükestesse, et mina leian seda, et tänapäeva ühiskonnas on ülimalt raske nagu kaaslast leida. Puhtalt selle pärast, et nagu valikuid on nii palju kuidagi rohkem, nad on nii palju kätte saadavamad kuidagi. No võtad telefoni lahti, sul juba 5 sekundi jooksul sul võimalik 7 erinevat põhimõtteliselt inimest nagu siis scrollida. Et Jaagup, sina oled meil pikalt olnud abielus vist juba koos, on ju? Ta on sellest ajast, kui 5 kilomeetri raadiuses võeti ja mulle kusjuures tead mida? See on Merle. Nii, veel lähemalt, eks ühes klassis, jah? Ja minul on niiviisi, et ma küll oma naisega sain alles 97. aastal tuttavaks. Aga ükskord, kui me olime siis mingisugune, me olime just mõnda aega koos olnud, võib-olla pool aastakest või. Ja ta hakkas mulle ükskord rääkima, et tead ka, et me sündisime ühel tänaval. Me käisime ühes lasteaias, me käisime ühes koolis. Ja siis ta kolis ära teise linna jakku ja mina, mul ei olnud õrna aimugi, et äkki see ongi siis saatus või. Aga mis puutub sellesse juba saad scrollida 7 inimest, kõlab juba halvasti. Et mina nüüd, kui oli suur uudis, oli see, et Amigo paneb endale kinni ja siis Hollywood paneb ennast kinni ja oi. Ja siis ma olen rääkinud nende klubimeestega ka, mul on teile ka üks küsimus. Et väga ongi probleem, et naised ütlevad, et mehed on tänapäeval nii mökkud, mis ma sinna klubisse lähen, kuradi üldse sealt mul ongi küsimus, tahad edasi rääkida? Ja ma räägin selle lõpuni, et mingid partnerid ma sealt ei leia, kuradi isegi mitte 9 õhtuks seepärast. Ja mehed ütlevad, ma ei julge kuradi ühegi naisega rääkida, pärast on mingisugune
teeb sust pildi ja paneb internetti ja ütleb, et sa oled pervert, kurat, tulid muga rääkima. Et kurat, no kuidas vanasti, tänapäeval on kõik, mis ühel hetkel ei meeldi, on ahistamine ja vanasti kutsuti seda flirtimiseks, ma ei tea, et mitte muidugi loomulikult igal asjal on, igat case'i peaks eraldi nagu võtma, aga ütleme, flirtimise stiilid erinevad, flirditakse ikka, aga kindlasti stiilid on teistmoodi, kui siin veel mõni aeg tagasi olid. Ja ei on ei. Poisid, ei on ei. Ei, aga kui on ei, võib-olla siis on teine. Aga Merle, sina oled muidu single ja ready to mingle? Ühesõnaga, kas sa oled esimesest ma sain aru. Ready to mingle. Sain aru, yes. Yes. Aga ma tahtsin küsida, milline on tänapäeval teie arvates mehelik mees ja milline on naiselik naine? Mehelik mees on kindlasti. Milline on, või te mõtlete sellistes kategooriates või? Või võib-olla mitte, te võite vastata isiklikult või... Hakkame vanusest pihta. Milline on mehelik mees? 3 punkti. Kindlasti ambitsioonikas, distsiplineeritud. Otsekohane. Okei, a naine? Milline on naiselik? Milline on mehelik naine? Mehelik naine. Same. Ambitsioonikas, tööle, lastevaba. Nii, aga poisid, a naiselik naine? Hooliv on kindlasti üks olulisemaid keyword'e. See asi on hooliv. Hooliv, jah? Nagu hooliv, toetav, supportiv, nagu need ühe sõnana. Naiselik naine. No, Jass, mis sa... Teie käest küsite, see on teil kooli küsimus praegu, mina tean täpselt milline naine. Või te ei mõtlegi sellistes kategooriates või? Pigem nagu inimene või? Et oleks lahe inimene ja et matchiks inimesele. Ja mina arvan... Võib-olla ma küsin siin vintage küsimuse. Nagu top 3, ei, see on väga hea küsimus. Pigem lihtsalt need 3 kõige olulisemat asja võib-olla seda väga raske tuua nagu. No, et keemiliselt sobiks. Ja. Et oleks lahe keemik. Naiselik naine on hea keemik. Kas sa mõtled nagu naiselik naine või et naine, mida me otsime nagu naises? No mida teie otsite naises? Lähme konkreetsemaks. Millised naised teile meeldivad? Atraktiivsed. Aga ei, tegelikult, et nagu huumorisoone klapp nagu, eks ole, on mega tähtis asi. Jah, et energiat ühilduvad, aga see kõlab kuidagi nii umbkaudselt. Ei, aga need ongi. Aga naine, minu meelest minu kõrval istub üks vapustav daam, kes on nii naiselik naine, et enam rohkem päriselt ka, sellepärast, et läbi aegade on Merle alati suutnud ennast endast, rääkisime enne punasest tuulepulgast. Mulle lihtsalt meeldib. Ja mitte ainult sulle. Selles mõttes, et üks naine peab enda eest hoolitsema. Ja see on ülimalt oluline enda ja mitte, ma ei räägi mitte ainult punasest tuulepulgast, vaid oma füüsisest, oma vaimsest tervisest. Kui sa oled üks sasipundar ja kõige hullemad on hüsteerilised nutvad naised. Jookse, ruttu, forest run. Et naine peab enda... Nad on tihti manipulaatorid. Võib-olla tõesti, et juhtub mingi hirmus asi. Aga kui ta sul liiga palju nutab, siis ta manipuleerib sinuga. Ja just. Et ja kirja vana. See on hea, pange kirja, me puistame teile. Mul oli kunagi, ma vaatasin, see oli mingi aeg, ma mõtlesin, et mingisugune, mingi naiste reis, ainult naised, lähme mingi naiselikkuse allikad. Ma mõtlesin, jumala, täitsa fun, et mulle kindlasti, et see reis kestab veel mitu nädalat, 2-3 nädalat oli. Mõtlesin, et võiks minna naistega, täitsa huvitav, aga kindlasti mulle ajagraafikus, töögraafikuga ei klapi. No ja siis vaatan, kuskile me ei sõida. Istume arvutite taga, otsime naiselikkuse lättaid. Ja see maksis jumala palju. See oli mingi 600 eurot või mingi see kursus ja värk. Ja siis ma ütlesin, tüdrukud, teate, ma teen teile 5 minutiga ja 5 euroga. Mina olen naine, mul on passis kirjas, ma olen naine. Seega kõik, mida ma teen, on naiselik. Lihtsalt naised on erinevad. On, inimesed on ka erinevad. Et inimesed on erinevad, no? Et on, jah.
et selles on see nii tore, et ei ole tänatud, et on sellepärast, et neid karme asju, et kui sa ei satu, kui sul ei ole neid omadusi, sa ei ole mehelik mees või naiselik naine. Et see on muutunud tänapäeval, see on nagu äge, on ju? Aga selles mõttes on ka, et need asjad on muutumises ja alati muutuvad, sellepärast Antiik-Kreekas kõik oli lubatud alates päris õudsetest asjadest, mida me praegu väga hukka mõistame, kuni kurat teab milleni on ju. Ja siis seda on rottide peal tehtud, seda katset, kus juures 50. Mina tean seda katset. Ja, et nad panid rotid ja andsid neil nii palju süüa ja vett ja kõike, et neil oli kogu aeg ja kahe põlvkonnaga vist muutus rottide nivis, et nad ei viitsinud isegi kepi teha. Nad olid niiviisi, et siis nad hakkasid omavahel põrutama ja siis nad lõpuks, siis oli mõned muutusid karjas edevaks, see oli minu pärast. Ja kui ruttu see muutus? 2 põlvkonda. Et mingisugune... Ma mõtlesin tunni ajaga. Aga täna ju on see asi ka, et meile pannakse toitude sisse ju mingisugust, kurat, nii palju mingit keemiat ja mingid neid värvi ja lõhnaaineid ja mingid, et ja noh, see, mis seda mõnu on ju, kui sa sööd mingisugust, ma ei tea, mingit šokolaadi või... Keemiavabrikud teevad küpsiseid, et kuidas ta mõjub sul ja mõjub, mis seal on kõik. Ja kui see lõpuks, see mõjutab meie ajukeemiat nii, et lõpuks me olemegi parajad manipuleeritavad robotit valmis. Ja. See on karm, jah. Aga samas jälle räägitakse, vaata kui paljudest asjadest tänapäeval, vanasti elati nagu koti sees ja et sul on nii palju infi, muidugi infi on igasugust. Aga see on juba, see on jälle hästi äge. Merle, kas sina ei tunne natuke hirmu selle AI värgi? Ei, mulle meeldib. Ma ei pea raamatu kokku minema. Mul on alati võimalus küsida oma lolle küsimusi. Muidugi ma tean, et kõik ei saa uskuda, eks ole. Aga paljudest asjadest ma ei saa aru, kas ta valetab või mitte, aga mul on võimalus alati küsida ja mulle see meeldib. Ma vaatasin just ühte riili, kus kurat Putin ja Donald Trump olid boksiringis ja peksid üksteist, nii ta hambaid lendas. Ma õudselt tahaks seda päris elus näha ja mõlemad saaks lõpuks kuradi otsa, aga tegelikult olgem ausad, see oli nii real nägi välja. See on crazy, et tänapäeval ei julge enam vaata keegi mingisugune üks hästi ilus pesuväel tütarlaps mängis kitarri peal mingit soolot ja siis üks kitarrist oli võtnud tal need, et kuidas see siis kõlab täpselt. Võttis näppu, see oli päris õudne. Ta lihtsalt markeeris ja tegi, et noh, nii hästi mängib. Ja siis see kidramees ütles, et vaatame nii, ta pani siia, siis läks siit, pani selle ja see oli täielik pask. See on nagu, et kui palju seda AI slotti nagu kutsutakse, et kui palju seda mingit vale infot ja täiesti mingit väljamõeldud asja nagu levib, eks ole, ja ongi juba see on nii lähedal sellele, et sa vaatadki, et nagu vaatad päris asju, et huvitav, kas see on nüüd AI ja vaatad neid AI asju, et huvitav, kas see on nüüd nagu päris, et nagu need jooned on nii nagu hägused juba, eks ole. Ja, aga kui tuli televiisor, ega televiisoris on samamoodi, sa sured ära, kui sa hommikust õhtuni seal istud ja vaatad seda telekat, eks. Seal ei olnud neid saateid nii palju. Ja televiisoris oli samamoodi, aga ma nägin. See, kuidas asjad lõigatakse kokku uudised, eks ole. Oli vanasti ka, ma nägin, mis seal toimus. Ukrainas oli hoopis nii või seal oli hoopis naa. Ja samamoodi mõjutati sind, et ta on lihtsalt nüüd kätte saadavam, teda on rohkem, aga telekas oli ju samamoodi. Mulle meeldis see, mis AI puudutab, siis ma arvan, et sellega mina tõmban nüüd oma poolt otsad kokku, aga mulle meeldis väga, mis James Cameron ütles. Kuradi, 84. aastal ma tegin teile filmi, mille nimi oli Terminaator, kus anti tehisaru kätte, anti maailma kõik relvastuse juhtimine. Ma hoiatasin teid. Miks te mind ei kuula? 84 oli see aasta. 84. Et see on ikkagi, siis keegi ei teadnud veel sellest asjast mitte midagi. Telefonis. Ja mees mõtles siukse asja välja, kust tema selle info sai, Coincidence?
I don't think so. Ei, igal asjal on omad plussid ja miinused, tuleb kohaneda. Mina seda tuumanuppu küll ei annaks mingisuguse mingisuguste bittide kätte. Ei. Ei, ega see ehk nii ei ole. Mitte need inimesed kuidagi stabiilsemad oleks. Kuulge, aga võib-olla veel küsiksin teilt, et kuidas teie arust praegu Eestil ja Eesti rahval üldse läheb? Et siin tuli statistika, et mingid eelmisel aastal poevargused olid rekordilises arvus ja elu on, eks ole, aina kallim, eks ole. Et mis teie hoiakud on selle osas? Muidugi toit on üle mõistuse kallis, see on nagu perversselt kallis, mida kuradi. Selles mõttes, et keegi ei lähe, ütleme enamus inimesi ei lähe varastama, aga kui sul ikka söögiraha ei ole, muidugi lähed varastad poest selle leiva. Selles mõttes, kui me kogu aeg huvitav, meil on niiviisi, et kui meil hästi läheb, siis me võrdleme ennast Soome ja Rootsiga ja ütleme, et meil võiks veel palju paremini minna. Kui meil sitasti läheb, siis me võrdleme ennast Läti ja Leeduga. Aga kui Läti tegi nüüd tõesti, tõmbas oma toiduainete käibemaksu, eks ole, tõmbas, ma ei tea, 11 või 12, ma ei tea, mis protsent see oli, tõmbas selle poole väiksemaks. Aga miks me ei võiks ka seda teha? Mis me siis nüüd? Ja me peame häält tegema. Ja. Me peame oma õiguste eest võitlema, ega keegi sulle... Jaa, aga samas meelde, vaata, see on see, et kui sa hakkad valitsuse vastu midagi ütlema, et tehke nii ja nii, siis sa oled kohe mingisugune ekreit või kuradi, ma ei tea, mis asi. Kui sa oled teistpidi, muidugi jällegi, see on jälle see sama, millest sa enne rääkisid, et mis see teise inimese asi on. Aga mis on Eestis väga hea asi ja mida paljudes maades ei ole. Mis te arvate, mis see on? Tiigrihüppe. 4 aasta aega või? 4 aasta aega. Nii, sa pakud 4 aasta aega. 4 ilusat aasta aega, mis on nagu... Meil on seda kõvasti ja paljudes riikides ei ole seda üldse. Metsa. Mis sa pakud? Jah, mingi loodus. 4 aasta aega on päris hea pakkumine, jah? Meil on seda kõvasti. No ma ütlen, meil hakkab saada ära lõppema ka, muidu te mõistatate siin hommikul. Värske õhk. Jaa, seda küll. Ja sellest saad siis, ega ei saa, ma olen praegu välja, värske õhk, midagi saa aru. Aga kui sa tuled, eriti Tallinna lennujaamas maandud, sa oled tulnud kuskilt kaugelt, siis esimene asi, sa tuled sealt lennukist maha, seal on vaja see 3 sammu teha terminali, issand, kui hea värske õhk. Ja seda ütlevad kõik. Ja siis sa harjud sellega ära ja seda on meil kõvasti. Estonian Air. Kahjuks see kompani enam ei lenda. Kahjuks enam ei ole. Seda ei ole. Et Eesti õhk, see oli geniaalne pealkiri ka, eks ole, või nimetus sellel. Firmal, see on jumala õige. Aga see on suur ressurss ja tegelikult on vähe kuritegevust. Kakerdaja soo, aga vähe kuritegevust on, siis ei tasu väga palju kurjategijaid sisse lasta maale, siis ongi, teistel on ära aerunud sellega, et ei ole kuritegevust juba. Et toome sisse need endale siia. Ei maksa. Jah. No Eesti on ju kohe, Eestil on uus president varsti tulemas, mis teie arvate, Alar Karis võiks jätkata? Võtta presidendi see amet on ju selline, et temast ju nagu otseselt väga midagi ei sõltu, et meil on ikkagi parlament, mis teeb oma asjad ära, aga Karis on, kui ta selle kellega välisministriga ära lepiks ka, et siis minu meelest ta on esinduslik ja ta on intelligentne, just. Mis on väga tähtis. Miks mitte. Nii et andke siis teie ka siin all kommentaarides märku, kas sinu arust Karis peaks jätkama. Ja ma arvan, et me võimegi selle episoodiga siin vaikselt hakata kokku võtma. Võib-olla veel lõpetuseks, et ongi, Termikas on nüüd 40 kohe. 39, no saamas 40, eks ole. Järgmine aasta. Et... Sa ei ütle, vana sa oled praegu? Mina olen 24. No sa ei ütle, et sa oled 25 aastane. No 24,5 ikkagi. 24,5, jah. Aga okei, saamas siis järgmine aasta on 40. Et mis edasi, kuhu edasi? Mis plaanid on? Ma ei tohi seda veel öelda,
aga ütle ainult meile. Jaa, Jah. Me teistele ei ütle. Piipime ära. 20. augustil me tähistame seda suurelt, nii suurelt, et Ja me oleme ka oodatud. ja olete muidugi, kõik on oodatud, kõik inimesed on Nii tore. oodatud. mida te veel lõppsõnaks meie Eesti rahvale, mis te soovite või soovitate, kui tuleb? No mida soovitada, palju soovitada, aga hoiame kokku. Jaa, väga õige, armas. Hoiame kokku, meid on nii vähe. Just. Ja hoiame kokku, selles on meie jõud. See on nagu musketäridel. Hoiame kokku. Ilusti öeldud. Ma olen täitsa ühtinud kohe nii. Ilusaks. Tegelikult eestlane on äge olla ja Eestimaa on äge. Tegelikult on ju. Tegelikult on uhke ja Uhke selle üle olla. Eestlane Uhke ja igatahes võimegi selle ilusa mõttega meile tänasele saatele punkti panna. Aitäh, et te tulite meile siia Aitäh kutsumast. Rääkisite meiega nendel aktuaalsetel ja ägedatel teemadel. Tead ka, et sa nimetad seda podcastiks, jah? Jaa. Saate, podcast saade. See oli mu elu esimene podcast. Päriselt no, näe. Palju õnne. Ma ei ole jah eriti siin. No näed, aga vaata, kui milline podcasti debüüt praegu. Jumal tänatud, et Merle siin oli. Oli palju sükkane. Ma kogu aeg segasin sind. Ei, väga õige, peabki segama. Nii oleks ma enne tänud, inimene on oma elu esimeses podcastis räägib ja valmiste kogu aeg. Kuule, ütle seda, aga kuidas see on? Ratata. Aitäh, et meid täna vaatasite. Suur tänu meie heale teemakanali partnerile Coolbetile. Let's go meie toetamise eest ja aitäh ka Fotopointile tutske siis Canon R kaamera setupi eest. Kui teil on üldse mingit fototehnikat vaja rentida, siis Fotopointi rendist saate ja leiate selle kindlasti. Ja kui teile meeldib see sisu, mis me siin kanalil teeme, siis vajuta seda like'i, vajuta seda subscribe'i, kommenteeri, näita armastust. See päriselt tähendab meile mega palju ja nii sa saad garanteerida, et sa ei maga ühtegi episoodi maha. Yes sir, ja meil on tõesti on varukas päris ägedad episoodid tulemas. Seega kindlasti hitti seda subscribe'i. Ja no muidugi, kes tahab neid 3 tegelast meil siin Eesti suurimal laval näha, siis on viimane aeg soetada piletilevist. Piletitaskust. Viimased kohad on veel tõesti saadaval ja juba 20–22 märts meie show toimub. Näeme juba varsti. Adjee! Teema out. Coincidence? I don't think so.